Pärnu Jaagupis ajal, kus kogu Eestimaa lõhnab sirelitest ja kõik õhtud on täis ööbikulaul ja ikka igal aastal teeb meid kuidagi nukraks, et see aeg saab nii ruttu mööda. Täna on meie käes võimalus aeg hetkeks peatada ja jätta videolindile õhtu, kus Halinga kolhoosi rahvas oma külvi lõpupidu peab. Siis nüüd lihtsam tundub, kas istuda ise pillimeeste rivis või seista dirigendina orkestri ees? Lihtsam tundub kahtlemata siin istuda pillimeeste seas. Ma olen dirigendi ametit pidanud juba ligemale 30 aastat ja tean küll, mis see tähendab. Palju vaeva, palju organiseerimist, muret. Aga pillimehi on ikka aastakümneid jätkunud? Ja, on. Noori on peale tulnud. Ja kui kaugesse aega siitkandi muusikatraditsioonid üldse ulatuvad? Ma tean, et te olete seda asja üsna täpselt uurinud. No, esimesed pillihelid kostsid siin meie kandis juba 1868. aastal. See on praegu sedasi kolhoosi piirimail Kaelases. Tolleaegne jõukam kant oli ja siis ka muusikalembus ja kultuurilembus suurem. Aga kes eestvedajad on olnud? Tähelepanuväärsemad eestvedajad nii esimestel aastakümnetel Kaelase kandis, mis oli nagu kogu selle meie Halinga, tolleaegse Halinga eeskujuks oli koolmeister Jüri Jürisson. Autoriteet. Hilisemal ajal, pärast 20. aastat, käesoleval sajandil oli Jakopise elunev Artur Kass, kes oli entusiast, pillimees, koorimees, seltskonnamees, haridusseltsi tegelane. No, suur Isamaa sõda oma vaevade ja muredega viis paljusid inimesi meilt ära. Pärast sõjaaegne periood oli selline, kus inimesed maalt läksid linnadesse ja see tõi kaasa ka niisuguse veidi suurema pausi meie nii puhkpilli orkestri elus. Aga no, siis hakkasime pihta vaikselt keskkoolis, koolipoistega. Tolleaegsetest koolipoistest ka meie seas siin veel päris paljud mängivad, ka üks siin minu kõrval ja siin selja taga 2 meest ja nende seas ka veel seal. Aga no, suuremaid edusamme hakkasime tegema siis, kui meie etteotsa asus juba noor, energiline mees, on Madis Schmidt, meie muusikakooli direktor, kahtlemata muusikakooli asutamine meie maile. Iseenesest oli juba väga, väga suur pluss.
Ja nüüd me siis olemegi niimoodi osa võtnud paljudest konkurssidest ja kontsertidest ja täna istume siin. Ja muusikakooli poissegi mängib teie orkestris juba kaasa. Ja need mängivad juba päris mitu aastat. Te annate kodukandi rahvale tihti kontserte ja esinete tähtpäevadel ja pidulikel sündmustel. Kas teie rahvas peab lugu puhkpillimuusikast? Üldiselt peab küll. Aga noored tahavad võib-olla veidi teistsugust muusikat, aga kuna meile seas on palju noori, ju siis ikka see ka meeldib.